tere, Punkar TD siinpool jälle. Nagu pealkirjast näeme, hakkab jälle üks vähem populaarne video nagu pakendite vlogi. Seekord olen ühe dušikeeli võtnud. Hakkan jälle ütlema ühes dušikeelis olevaid koostisosi. Ütlen, mis on nende kas-number ja EU-number ning kas nende koostisosade puhul on mingid piirangud. Kuna ühes videos, pakendi videos kommenteerisin üht vedelseepi, siis juba tean, et selles dušikeelis olid mõned koostisosad, mis olid ka selles vedelseebis, nii et korduvad, et siis ma üritan öelda, kuna mõnel on neid kas-numbreid ja EU-numbreid väga palju, siis ma üritan öelda nüüd teise numbri, mitte sama numbrit, mis ma eelmises videos ütlesin võimalusel. Aga hakkame peale. Esimene koostisosa Agua, nagu ka vedelseebi puhul, kas-number 7732, sidekriips 18, sidekriips 5, EU-number 231, sidekriips 791, sidekriips 2 ja piiranguid ei ole. Järgmine soodiumlaureet sulfeit, kas-number 9004, sidekriips 82, sidekriips 4 ja EU-number 500, sidekriips 234, sidekriips 8 ja piiranguid ei ole. Mõni on selle siis juba video kinni pannud ilmselt. Aga mina jätkan. Kokamidopropüül betaiin, kas-number 61 789, sidekriips 40, sidekriips 0. EU-number 263, sidekriips 058, sidekriips 8. Piiranguid ei ole. Järgmine glütseriin, kas-number 56, sidekriips 81, sidekriips 5, EU-number 200, sidekriips 289, sidekriips 5. Piiranguid ei ole. Järgmine soodiumkloriid, kas-number 7647, sidekriips 14, sidekriips 5, EU-number 231, sidekriips 598, sidekriips 3. Piiranguid ei ole. Nii mõtleb, no kas tuleb ka juba või me vaatame lihtsalt terve video sinu mingeid imelikke asju, mida sa siin ette loed meile. Ometi pole see üldse imelik asi, vaid kõik on andmebaasis kirjas, iga koostisosal on see number. Citric acid, kas-number 5949, sidekriips 29, sidekriips 1, EU-number 274, sidekriips 923, sidekriips 4. Piiranguid ei ole ega midagi sätestatud. Disoodium kokoüül glutameit, kas-number 68 187, sidekriips 30, sidekriips 4, EU-number 269, sidekriips 085, sidekriips 1. Piiranguid ei ole. Soodiumbenzoiit, kas-number 532, sidekriips 32, sidekriips 1, EU-number 208, sidekriips 534, sidekriips 8 ja piiranguid ei ole. Ja see oli nüüd eelviimane, no nüüd võiks öelda trummipõrin, et kas tuleb siis nüüd viimasel puhul mõni piirang või mitte või ongi terve video sedasi, et ütlesin lihtsalt koostisosad ja nende numbrid. Vaatame. Sorbic acid,
kas number 110, sidekriips 44, sidekriips 1, EÜ number 203, sidekriips 768, sidekriips 7 ja nüüd on piirang. Kosmeetika määruses lisa 5.4 on kirjutatud selle koostisosa kohta. Maksimaalne sisaldus kasutusvalmis tootes 0,6% hapene. Ehk siis on määratud, et maksimaalne sisaldus peab siis olema tootes, kus seda valmistatakse, või tootes, mis on selleks valmis, et see inimesele kasutuseks valmis, et seda ainet peab seal olema 0,6% hapene, et rohkem ei tohi olla. Aga nagu näha, ikka võib-olla kõik ei mõtle selle peale, kasutavad dušikeeli lihtsalt kasutavad ega ei tea, et võib-olla äkki on hoopis mõni koostisosa, mis võib teile allergiat põhjustada või midagi, kui seda äkki on rohkem. Et jah, siis kui võib-olla juhtubki niimoodi, et teil kasutate, teil tekib äkki mingi haigushoog, siis võib-olla hakatakse uurima, kust see tuleb ja siis vaatavadki, võib-olla võtavad mõne analüüsiks mõne selle toote dušikeeli ja siis selgub, et seda on rohkem kui 0,6% ja siis võetakse toode müügilt maha ja peavad ära parandama selle. Et selle tõttu ongi oluline neid asju uurida, et mis kõik võib, see, mis ma näite tõin, ma lihtsalt arve, ma ei tea muidugi kindlalt, kuidas seda tehtakse päriselt, aga lihtsalt ma pakun ise välja, et see võib niimoodi olla. Aga jah, selle tõttu on oluline neid koostisosasi uurida, et selle mõnel on see koguni amet, mina teen seda hobi korras. Aga jah, selline see video sai dušikeeli numbrid ära vaadatud ja ega ma ei usu, et sellele väga palju vaatamisi tuleb, aga noh, mis seal ikka vaja. Öeldakse niimoodi, et kui sa tahad võib-olla mingis konkurentsist eristada, siis tegele asjaga, millega mitte keegi ei tegele. Noh, väga selliseid videos ei tule, kuigi need on inimeste jaoks võib-olla igavad, siis mind ei ole huvitav ja selle tõttu ma sellist asja teen. Nii et kui soovid, vaatasite lõpuni, väga tore, kes ei vaadanud, siis proovige mõni päev uuesti. Olge terved ja näeme jälle.